Aga davai, hakkame siis pihta. Nii, tere kõigile, kes vaatavad seda salvestust järgi. Räägime siis täna võimendatud õpetaja konkursist, mille raames otsime 3 esimest tiimi, kes koostöös Tallinna Haridusametiga siis juba kevad poolaastal pakuks kursuseid Tallinna koolidele. Ja minuga on siin ka minu assistent maas, kes piksub nii, et ärge sellest mõnudan heituge. Ja mida siis täpsemalt tähendab võimendatud õpetaja, et me juba tegelikult 2 aastat tagasi Miltoni ja Edumuse koostöös oleme sellise kursuse ühe korra läbi viinud ja mida me siis näeme, et tähendab võimendatud õpetaja on just see, et korraga üks õpetaja koos toetava tiimiga siis jõuab paljude õpilasteni korraga. Et olla konkreetsem, siis vähemalt 3 koolis ja vähemalt 60 õpilaseni. Ja meiega on siin täna Tiiu Haridusametist, kes siis koostöös minuga on seda konkurssi ellu toonud ja Kätlin, kes 2 aastat tagasi oli juhtõpetaja rollis siis meie piloodis. Ja äkki paneme selle video ka korra käima, mis võttis siis meie 2 aasta taguse kogemuse kokku, et tekiks natukene sellist visuaalset pilti ka ja kui saab suureks selle ekraani, siis on eriti hea, et natukene näha, et mis see kogemus endast kujutas. Läheb käima ka. Et jah, sellise kursuse raames siis meil on juhtõpetaja, keda toetab ühelt poolt õppedisainer ja siis 1 või 2 produktsiooni inimest ja koostöös siis valmistatakse ette kursus, kus võiks palju õpilasi korraga osa võtta. Ja mis sellises üle veebi õpetamises on minu arust hästi kihvti, on see, et kui tavaline tund toimub alati klassiruumis, siis selline üle veebi võimendatud tund võib toimuda klassiruumis, stuudios või mõnes muus keskkonnas, mis siis parasjagu relevantne on. Ja teistpidi need õpilased samamoodi, et üldiselt võtavad nad kursusest osa klassis sees, aga miks mitte on neil ka võimalus ühekaupa kodust selle kursusega liituda, kui kool niimoodi on ette näinud. Ja see tiim võrreldes siis tavalise koolis õpetava kursusega näeb hoopis rohkem vaeva selle ettevalmistuse poolega ja läbiviimine mõnes mõttes on ka ressursimahukam, aga me näeme, et see tasakaalustab siis läbi selle, et sellest kursusest nii palju enam õpilasi osa võtavad ja seeläbi seda väärtust saavad. Aga nüüd ma annakski sõna Kätlinile, kes siis jagab siin järgmise 10 või kuni 20 minuti jooksul oma 2 aasta tagust kogemust ja siis arutame mingisuguseid teisi küsimusi, teemasid veel ka, mis meil ette valmistatud on. Aga Kätlin, annan sõna sulle. Ja tere, minu nimi on Kätlin. Täna olen ma ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Narva Eesti Gümnaasiumis ja 2 aastat tagasi oli mul siis võimalus luua üks selline võimendatud kursus. Et see kursus, mida me toona õpetasime, oli siis gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse esimene kursus, kannab nime Ühiskond ja selle areng ja ta teemade võtmes räägibki siis sellest, et kellest ühiskond koosneb, kuidas need inimesed koos elavad ja kuidas seda ühiskonda juhitakse, et mida teeb valitsus, president ja nii edasi. Ja et see lähteülesanne oli minu jaoks ka väga huvitav ja teistsugune, et õpetamise sisu kui selline mingis mõttes jääb samaks, aga lisandubki see pool, et pead meeskonnaga koostööd tegema. Et see oli minu jaoks vähemalt esimene kogemus, kus mina küll planeerisin õpet ja tundide sisu ja teemasid, aga et mul oli mitmeid osapooli, kellega ma pidin selle nägemuse läbi rääkima
ja ma lisaks pidin suutma seda nägemust ka võimalikult selgelt kommunikeerida. Et eks me jõuame siin eri aspektidest nagu veel rääkida, aga selline tavapärane õpetaja töö on ikkagi üpriski individuaalne, et ma olen oma klassiruumis kuningas või kuninganna ja mul on võimalik nagu spontaanselt alati mingeid eriotsuseid, valikuid teha. Et siis võimendatud kursuse puhul vähemalt minu jaoks oli küll jah, nagu see, et ma pidin üpriski võimalikult varakult nagu siis tunnid sisuliselt välja mõtlema ja nagu suutma seda kommunikeerida ka inimestele, kes ei ole õpetajad. Et see oli siis võib-olla üks selline nüanss, mis oli väljakutsuv. Ja kui ma selle ülesande sain, siis mõte sellest, et teha laivis videosid, mis räägivad nendest ühiskonnaõpetuse teemadest põnevalt, see otseselt ei olnud keeruline. Et ühiskonnaõpetuse puhul ongi see võimalus, et sa tõesti kutsudki neid päris inimesi, päris poliitikuid, võib-olla mingeid vähemusgruppide esindajaid nagu nii-öelda otse laivi. Aga mis oli siis nagu väljakutsuv välja mõelda, oli siis see, et punkt 1, et kuidas nagu õpilased kaasatuna hoida, et ta ei oleks terve tunni ainult seal passiivne vaataja, vaid et tal oleks võimalus nagu kaasa mõelda ja see kaasa mõtlemine oleks ka nagu järgitav, et õpilasel tekiks mingi vastutus oma õppimise ees. Ja lisaks nagu see osa ka, et kui me seal neid eri asju õpime, et kuidas me nagu kontrollime või vaatame üle, et mis sellest õpitud materjalist on kinnistatud olukorras, kus me füüsiliselt samas klassiruumis ei asu. Ja kuna seda kursust ei olnud nagu sellist võimendatud kursust ei olnud väga palju varem tehtud, et siis ei olnud liiga palju eeskujusid võtta. Et mis me toona selles kontekstis välja mõtlesime, siis oli see, et kogu kursuse jooksul neid live-tunde toetas siis ka veebikursus, kus olid siis regulaarsed sellised enesekontrolltestid, mis olid üpriski lihtsad. Nad olid valikvastustega ja andsidki sulle võimaluse nagu pärast tunnis osalemist siis nagu järele vaadata, et kas sul on need olulised mõisted omandatud, selged ja nii edasi. Ja ühiskonnaõpetuse puhul siis sai otsuseks, et selline suur õpiülesanne meie õpilastele oli siis kursuse projekti tegemine, et neil oli ülesanne siis valida üks ühiskondlik probleem, seda analüüsida, selle põhjused välja uurida, analüüsida, kuidas see ühiskondlik probleem mõjutab eri ühiskonnagruppe ja siis lõpuks pidid õpilased pakkuma ka lahendusi ja siis see lahenduste pakkumise osa oli siis see, mida me ka, ütleme niimoodi, jagasime võimendatult, et nagu siin sissejuhatavas videos läbi käis, siis meie kursusel osales kokku 10 kooli ja oma need lahenduste ideed nad siis vormistasid videona ja neid videosid me siis nii-öelda vaatasime kõik koos, nii et meil olid tunnis nii-öelda külas ka eksperdid, kes siis andsid ka nagu kohe tagasisidet, et millised nendest, et mis mõtteid ja tundeid need nagu ideed neis tekitasid. Et võib-olla see sissejuhatava nagu jutu mõte ongi see, et ühiskonnaõpetuse raames nagu selleks, et hinnata või anda mingisugune tagasiside sellele, et kas õpilased on aru saanud, mis me õppisime, et mina tegin toona sellise valiku, et leidsin, et seda on kõige parem teha sellise kursuse projektina, et kursuse jooksul on toetavad sellised enesekontrolltestid, aga neid nii-öelda kõrgemaid õpioskusi või õppetulemusi, mis me tahame selle kursuse jooksul saavutada, et seda me nii-öelda kontrollime või näeme läbi selle kursuse projekti lahendamise, et see oli minu toonane valik. Et see on omamoodi nagu põnev ülesanne, et kuidas sellises võimendatud mahus nagu õpilaste just neid teadmisi või tulemusi kontrollida või teada saada,
mis nad siis teada on saanud. Et mina lahendasin selle ülesande niimoodi oma õppeaine kontekstis, aga ma arvan, et neid võimalusi on kindlasti veel, et kuidas seda lahendada saaks. Ja jooksvalt siis jah, et kui kursus juba oli käima lükatud, et mis olid need väljakutsed jooksvalt oligi siis, oli natuke õpilaste keeleline toetamine, et meil osales koole, kus on erineva keeletaustaga õpilased ja et kõigi jaoks, ütleme, et kõik osade õpilaste jaoks see keelekasutus oli natuke liiga raske või keeruline, et ütleme, et nagu see ja selle kursuse raames me kohe sellele lahendust nagu ei leidnudki, et eks see on ka mõttekoht, et kuidas siis toetada nagu neid õppijaid, kellel võib rohkem keelelist tuge vaja olla. Ja ma võin kohe natukene hakata küsima, et teades näiteks seda keelebarjääri probleemi, et nüüd oma õpetaja karjääriga olles edasi läinud, siis kas sa näed, et nagu mida võiks teha teisiti või kuidas neid muu emakeelega noori võiks toetada sellise kursuse raames? No esimesed mõtted, mis pähe tulevad, mis kohe aitavad, number 1 on subtiitrid ja number 2 on siis seesama nagu visuaalne toetamine, et kui ma millestki räägin, et minu juurde tuleb kas mingi pilt või sümbol või kas või nagu samamoodi subtiitri vormis see sõna, mis seda toetab. Ja kolmas variant on ka nagu tervet nagu ühesõnaga mitte kursust luues, aga nagu kui need olid live tunnid, siis ja seal oli peale minu kui juhtõpetaja, ma olin oma elu lihtsustamiseks tiimi kaasanud ka nii-öelda saatejuhi, et ma ise kutsusin teda saatejuhiks. Ja ütleme nii, et üks mu ülesanne oli talle siis nii-öelda tekste ette kirjutada. Ja ühesõnaga, et tegelikult annab nagu läbi mõelda seda, kuidas sa räägid, teades oma publikut, et see oleks neile jõukohasem. Aga ma selles mõttes see on nüüd ka otsuse või valiku koht, et kui teha võimendatud kursust, kas tehagi seda nagu ainult neile teadlikult nagu neile, nagu kes vajavad seda keeletuge või teha nagu nii-öelda kõigile, et ma ise täna veel soovitaks pigem võib-olla natuke eristada, aga see on nagu, et ma lihtsalt tunnen, et see eristamine, ma arvan, et oleks õppijale nagu toetavam. Tõsi. No praeguse konkursi raames on fookuses matemaatika ja tõesti ka üleminekukoolid, et mulle tundub, et siis võib-olla võikski selle kursuse kohe nagu eos mõelda läbi ja valmistada ette just nendele õpilastele ja eks sellest kursusest saavad ka need teised noored osa võtta ja võib-olla ühe mõttena ka kui ühiskonnaõpetuses on võib-olla sellist nagu arutlevat sisu rohkem, et siis võib-olla matemaatikas saab need õppetükid võib-olla, need ei ole ajas nii muutuvad, ette valmistada või kasutada juba mingit olemasolevat sisu, mida siis võib-olla vajadusel natuke täiendada, aga võib-olla polegi selleks vajadust, et ka sellist nagu pööratud klassiruumi põhimõtet, miks mitte püüda kasutada. Okei. Väga huvitav, aga kui sa nüüd, mis sa tegid näiteks õpilaste sellist õpimotivatsiooni toetamise jaoks, et kas te selle peale ka tollal mõtlesite? Miks ma seda küsin, on see, et seda on nüüd mõned koolid just välja toonud, et nendel üleminekukoolis olevatel õpilastel motivatsiooniga võib-olla vahest raskusi. Teistpidi sa Narvas, ma arvan, et võib-olla oled ka keele ja selle motivatsiooni küsimusega kokku puutunud, et kuidas sa seda näed? No, üks asi, mis puudutab neid tunde, et mida sa saad teha,
on see, et sa ikkagi proovid neid piisavalt sageli kaasata, et ja millega meil oli toona raskusi, aga loodetavasti järgmistel tegijatel läheb juba paremini, ongi just see, et minu meelest oleks tore või lahe, kui tekiks nagu sellel võimestatud kursusel selline natuke mänguline efekt, et kas sa kogud kuidagi punkte või et kui seda kursust sellises võtmes teha, et sul oleks kuidagi võimalik nagu nii-öelda skoori jälgida, aga seda peab natuke mõtlema, et kuidas seda teha nii, et ta oleks nagu lõbus ja haarav, mitte ta ei tekitaks sama survet, nagu sulle tekitavad koolis vahel hinnete saamine, on ju. Et mängustamine tundub nagu tore, aga mitte see, et ma pidevalt näen, et ma olen -200, seda ei tahaks nagu keegi näha. Ja mis ma võin nagu öelda enda õppijate kohta, kes ka täna tegelevad, ühesõnaga, kelle emakeel ei ole eesti keel, aga peavad gümnaasiumiharidust omandama eesti keeles. Et mis neil on? Murekoht on see, et ta ei taha oma kehva keeleoskuse pärast saada halvemaid hindeid. Et head hinded on tähtsad ja isegi kui mul on huvi ja soov hästi eesti keelt osata, ma ei soovi, et mu matemaatikahinded selle pärast kannataks. Aga paratamat, ühesõnaga, ma arvan, siin, mis aitab, on nagu kommunikatsioon, et kuidagi hästi selgelt või ühesõnaga hästi palju tuge ja kommunikatsiooni, et nagu õpilastele öelda, et me mõistame, toetame, aitame ja nii edasi. Et ma lihtsalt nagu enda õppijate pealt tean, et osadel õpilastel see hirm on, et ma tegelikult oskan matemaatikat, ma ei oska seda eesti keeles. Ma tegelikult ei taha, et mu keskmine hinne selle pärast langeks, aga väga tihti loodusainetes keemia, füüsika nagu see on, et mul on tunne, et ainult suhtlus ja kommunikatsioon on see, mis saab seda nagu kuidagi pehmendada või paremaks teha. Ja siinkohal ma kohe peegeldaks, et ühte konkursi tingimust ka, mis me seadsime, et iga 45 minuti kohta peaks õpilane vähemalt ühe mingisuguse sellise töö või ülesande tegema. Ja nüüd peegeldades lihtsalt oma varasemaid kogemusi erinevate haridustehnoloogiliste lahendustega, siis jah, mulle ka tundub, et selline mängustamine võiks olla hästi vahva võimalus ja ma kohe tuleb meelde Läti üks haridustehnoloogia startup Datorium, kes on oma just IT-õppe läbi selle mängustamise suutnud hästi vahvaks teha ja nemad annavad punkte mitte õigete vastuste eest, vaid kogukonnas osalemise eest, et kui sa küsid, kui sa vastad, et see vastus ei pruugigi alati õige olla ja see on ka õppimise osa. Aga jah, et ma arvan, see võiks olla ka päris huvitav võimalus, mida meie konkursil osalejad võiks silmast pidada ja ma võin öelda, et püüame ka siit endi poolt nende inspiratsioonikohtumistega neid mõtteid ja vihjeid anda, et kuidas siis võimalikult hästi neid asju teha võiks. Aga jah, sa rääkisid natukene sellest hindamisest või sellest projektist, mis te tegite. Et kas sa saad natukene täpsemalt rääkida, et kuidas siis õpilastel see soovituslik hinne kursuse lõpuks kujunes? Et teatavasti sina ju neid iga kooli, e-kooli ja stuudiumisse ligi ei pääsenud, aga saab selle hinda soovituse anda. Et kuidas see tuli? See hindamismudel oli siis kohe kursuse alguses teada ja seda teadsid ka osalevad koolid ja õpilased ja ka need õpetajad, kes selle hinde lõpuks nagu e-kooli või stuudiumisse panevad. Ja ta oli siis, see projekt oli etappideks nagu jagatud ja iga etapi eest iga etapi eest olid nagu oma kriteeriumid ja sai konkreetse arvu punkte. Ja lihtsalt see nii-öelda lahenduste osa või lõpuosa oli kõige suurema kaaluga ja lihtsalt selle põhjal see tuli nagu kokku, et see, kuidas ma ütlen, see on ka võib-olla erinevus selle võimendatud õppe ja tavaõppe vahel, et hindamine peab alati olema aus ja eelnevalt kokku lepitud ja kriteeriumipõhine, aga praktikas, kui ma töötan klassiga, keda ma näen ja
kellega ma olen samas ruumis ja meil vahel ei lähe asjad nii, nagu plaan ette nägi, et siis nagu tavaolukorras ma saan seal tagantjärgi teha muudatusi, nii et see on kõigile endiselt õiglane. Aga võimendatud kursuse puhul, nii nagu sa alguses välja kommunikeerisid ja kokku leppisid, siis on ikkagi, et selle juurde tuleb lõpuni välja nagu jääda. Või ütleme, et kui ma füüsilises koolis vahel näen, et mingi ülesanne võttis õpilastelt palju rohkem aega või energiat, siis ma võin ka selle osakaalu on ju suurendada või rohkem nii-öelda premeerida, et siis võimendatud õppe puhul nagu tasub selle algselt kokku lepitud hindamisplaani juurde nagu jääda. Ja täitsa nõus, et siin ma näengi, et me küll nagu lähme selle kursusega teele, aga eks meie lootus on ka see, et need tiimid hiljem jätkaks ja ma arvan, et see, et pärast esimest sellist avakogemust selle kursusega, need teadmised ja kogemused, mis sellest saab kaasa võtta, on nii väärtuslikud, et aitavad juba sellel järgmisel korral palju efektiivsemalt seda kursust läbi viia. Aga nüüd õpetajana, et mida sina sellest kursusest õppisid ja kaasa võtsid, et kuidas see Kätlin nii-öelda 2 aasta taguse kogemuse põhjal muutus õpetajana? Nagu ma alguses mainisin, et siis tõesti koostööd, nagu mulle ei olnud varem nagu enne seda kursust, mul ei olnud sellist võimalust, et ma saaks teha õpetamise jaoks koostööd nagu selliste eri valdkondade inimestega. Et see, ma arvan, et oli väga väärtuslik kogemus ja ma olen endiselt väga seda usku, et minu meelest, kui me suudaks ka nagu kooli tuua rohkem koostööist õpetamist, siis me suudaks ka õpilastele paremini koostöö tegemist õpetada. Või et minu enda jaoks on siin nagu lõhe, et kui ma enamik tundidest nagu olen soolopillimängija, aga õpilastele räägin, et meeskonnatöö oskus on nagu üks olulisemaid 21. sajandi oskusi, aga ise üldse eeskuju ei näita, et siis siin on nagu väike reaalsusega konflikt. Ja siis teine, ma arvan, et see, et ma sain võimaluse seda kursust õpetada, see andis mulle nagu julguse või tõuke nagu kastist välja mõelda, et teistsuguseid lahendusi välja pakkuda või ühesõnaga, et ta selles mõttes oli inspireeriv kogemus ka minu enda jaoks. Aga ma ei tea, kas sul üldse mingeid mõtteid tekib, mul on siin küsimused enam-vähem ühel pool, et Tiiu, kui sul on mõni veel mõttes, siis võid varsti valmis panna. Ma selles mõttes 2 mõtet, mis mul endal meie vestlust kuulates veel jäi kõrvu, mida ma tahaks üle korrata, et üks ongi, nagu ma alguses ka ütlesin, et siis see, et hästi selgelt välja öelda oma tiimi liikmetele, mida ma tahan seal tunnis teha ja miks, et kuna minu olukord oli see, et ma olin üksinda juhtõpetaja ja mul ülejäänud meeskonnaliikmed tegelesid tehnilise poolega, aga ei olnud kooliga nii väga seotud. Et ma sain alles nagu projekti käigus aru, kuidas ma pean neile ütlema, et ma midagi tahan. Et kui ma jätsin selle nagu ebaselgeks, et siis neid lahendusi ei tekkinud, aga kui ma väga selgelt suutsin välja öelda, et mul on vaja sellist asja, kus osalejad saavad teha nii ja nii, et siis tegelikult tulid ka need tehnilised lahendused, et seda tehnilise kommunikatsiooni poolt ma ei olnud nagu varem nagu kokku puutunud nii palju. Ja siis teine mõte, et miks minu meelest seda on nagu hea või oluline teha ja see mis oli ka see tagasiside, mida õpilased toona andsid, kui me seda tegime, on see, et nagu see maailm, kus õpilased on väljaspool kooli, nagu juba kasutab tehnoloogiat ja kas või me rääkisime mängustumisest, et on ikkagi mingi hulk noori, kes veedavad oma aega mängides ja siis nagu neid väga haarab see, kui teha asju natuke teistmoodi või ühesõnaga mina tajusin, et vähemalt osa õpilasi, kes meie kursusel osalesid, et ka nemad
tahtsid väga toetada seda, et kool muutuks kaasaegsemaks ja selle tõttu nad olid ka nagu hoolimata sellest, et meie esimene kursus ei olnud nagu täiuslik, siis õpilaste tagasiside oli positiivne, sest nad hindasid seda, et keegi teeb midagi selle nimel, et kool muutuks kaasaegsemaks. Et ma arvan, et see on ka midagi, mis jäi mulle nagu nii-öelda pikemaks ajaks kõrvade vahele kumisema, et ikkagi tasub pingutada selle nimel, et meie noortele pakkuda tänapäevasemat haridust. Selles osas ma olen nõus, et nagu see mudel annab tegelikult sellele õpetajale ka võimaluse katsetada hoopis erinevaid asju, et kuna need ressursid koonduvad kokku mitmetest koolidest korraga ja noh, praegu meil on see stardikapital ka, oodake, siis tõesti, kui paljud haridustehnoloogilised lahendused on raha eest, siis saab seda ka otsustada, et kas see rakendus loob seda väärtust ja võib-olla natukene rohkem tekib võimalusi neid erinevaid asju proovida ja katsetada. Aga Kätlin, ma mõtlesin, et küsin sult veel, et kui sa nüüd oleks matemaatikaõpetaja, kas sul on mingeid ideid ka, et mida sa kindlasti tahaksid proovida ja katsetada või soovitada neile, kes siin osalema hakkavad? Nagu ka matemaatika puhul ma arvan, et on alati väärtuslikud nagu need näiteid, kui sa suudad neid numbreid õpilaste jaoks elavaks tuua ja kindlasti igal õpetajal on taskus terve ports selliseid näiteid, mida ta oma klassiruumis toob. Et jah, ma arvan, et nagu see visualiseerimine, ma arvan, et igal juhul aitab õpilastel sellest numbrite elust nagu paremini läbi saada. Kui ma oleks matemaatikaõpetaja, siis ma kindlasti prooviks nagu närida seda kivi, et kuidas tehnoloogia abil saada nagu tagasisidet nendest korduvatest vigadest, mida õpilased teevad ja kuidas neid vajadusel uuesti selgitada ja nii edasi, et see töö, mida me teeme nii-öelda käsitsi, et vaatame ükshaaval nagu kontrolltöid ja asju üle, et kus on see koht, kus tehnoloogia saaks ka õpetaja elu seal lihtsamaks teha. Ja üks asi, mis ma just olen siin mõelnud, on ka see, et meie kursus oli 2 aastat tagasi ju ennem ChatGPT niisugust avalikustamist, et see võimalus, mis tegelikult nüüd nende keelemudelitega on päris suur. Aga minu poolt rohkem küsimusi ei ole. Tiiu, kas sul on mõni küsimus? Ei, minul ei ole küsimusi. Kõlab nagu päris põnevalt selles mõistes, et kui seda nagu vormistusliku poole pealt oleme kogu aeg tegelenud sellega, et siis nüüd nagu kuuled, et kuidas siis keegi nagu päriselt on selle nagu läbi teinud, et siis see nagu kõlab nagu veel põnevalt. Aga super, aga siis minu poolt ma arvan, et võime tänaseks otsad kokku tõmmata. Ma väga loodan, et need, kes meid järgi kuulavad, saavad inspiratsiooni ja saavad meie järgmistest kohtumistest osa võtta. Et siin 12. ja 16. on juba kuupäevad paigas ja ma loodan, et neid inspiratsiooni kohtumisi tuleb veel. Aitäh minu poolt. Aitäh. Aitäh.